Täna on jälle see tore päev, kus minu ees laual on üks padja moodi asi. Aga see pole mitte padi, vaid pakk. Ja see pakk on Temust. Järjekordne Temu haul. Et siin sees on 10 asja, mis kõik kokku maksid natukene üle 30 euro. Siin ei ole nüüd kõik otseselt mootorrattaga seotud asjad, aga enamus on. Ühesõnaga, et siis vaatame, mis siin on. Ja kui ei ole mootorrattaga otseselt seotud, siis on nad seotud vähemalt motomatkamisega. Nii et läheb teemasse küll. Aga võtame selle pakki lahti siis. Ikka on põnev. Aga polegi vaja, kilekott on selline säästu kilekott, mille sees on veel kilekott, aga hakkame järjest vaatama. Esimene asi, see on omakorda veel kilekotis. Kõik, kes mootorrattaga seotud on, üht või teistpidi teavad, mis see on. Mina ei ole seda asja kunagi kasutanud, aga YouTube'is olen näinud. Ja see on siis mootorratta trossi määrimise abivahend. Siduritross näiteks käib siit, kinnitad selle siia külge kuidagi ja siis saab siit õlitada ja ühesõnaga ma pean katsetama, kuidas see asi töötab. Aga siuke ta on. Et teinekord, kui ma proovin, eks ma siis katsun ka filmida. Asi number 1. Väga tore. Paneme ta siia tagasi. Paneme ta siia tagasi ka. Mis siit veel tuleb? Siin on mingi suurem kilekott. Nii ongi või? Kilekotis on suurem kilekott. Siin veel midagi on või? Siin ei ole midagi rahva. Siin on käinud see. Ja nüüd on üks teine kilekott. Siin peaks siis olema palju. Mis siit tulevad? Siin on lambi camping light. Seda läheb ikka vaja motomatkadel. See maksis ka umbes, kuna on 10 asja ja kõik läks kokku natuke üle 30, siis ongi iga asi, keskmiselt on umbes laadimisjoe. Keskmiselt laia USB-ga. Keskmiselt 3 eurot tükk. Nii. Mis asi see siis on? Siin on laadimisauk. Siin on riputusaas. Kus see tööle hakkab? Siin. Päris. Ja telki siukene valgustus. Väga mõnus. Selline soe valgus. Või isegi siukene romantiline valgus. Natuke rohkem kui romantiline. Ja seda saab vilkuma panna. Ja saab kinni ka, välja saab ka lülitada. Need lambid on head, mida saab ka välja lülitada. Täitsa mõnus. Jaa. Pimestasin ennast ära. Ei näegi lugeda, mis siin siis head on. Aga siukse mitte liiga suur. Ja motomatkadel hea kaasas kanda, ma arvan. Ja telki riputada. Telgini ma jõuan ka veel. Mul on järgmiseks sõjaks überlahe, überpisikene ja kerge telk, aga selleni ma jõuan mõnes teises videos. Siis ese number 2, camping light.
mis siin veel on? Tööriist. ostsin endale siis nihiku. Ma avastasin, ma üsna tihti kasutan nihikut. Ja siis nüüd ma ostsin siukse nihiku, mis näitab mis see tööle hakkab. See tuleb see välja tõmmata vist. Ahah. Nii. mis -15,7 millimeetrit. Et miks seda näha on, aga siin on siis elektrooniline skaala peal. Et kui ma tahaks näiteks selle plastiku paksus siit selle koha pealt mõõta, siis selle plastiku paksus on -5,8 millimeetrit. Okei, see tuleb siirotada kõigepealt. Siirutame ta ära. Nüüd on nullis. Siirotatud. Ja nüüd saame 9,9 milli. Et selles mõttes on lahe, et selle mitte elektroonilise peal on alati, ma pean neid punkte sealt lugema ja on nagu siuke keerulisem. Ja ma ei saa täpselt aru ka, mis skaalat ma vaatama pean, et see näitab kohe ära. Väga mõnus. No lülitame välja. Et garaažis vajalik tööriist. Nihik. Lambi patarei võiks ka siia panna. Või nüüd patarei. Laadimisjuhtme. Nii, mis meil veel on? See on mootorratta asi. Jälle see, kes teab, see teab, aga see peaks olema siis mootorratta amorditoru tihendi puhastamiseks, et lükkad selle ümber amorditoru ja siis selle tihendi alt saad sinna kogunenud mingid väiksemad liivaterakesi või mis asjad võivad lekke tekitada, välja kraapida. Et siuke ajutine lahendus teinekord võib töötada, kas ta ka nagu reaalses leket peatab. Ei pruugi, kui on mingisugune juba tõsiselt kannatada saanud see tihend. Aga kui ei ole, siis see võib päästa päeva. Et siuke asi. Tundub ka selline, miks ta ei peaks töötama. Natukene siuke kobakas on kaasas kanda, aga mine tea. Äkki läheb vaja, eks ole. Nii. Mis meil veel on? Ahaa. Ainult üks või? Kaks. Siukest, kas see oli rockstrap on ta muidu originaalis või? Sellised venivad kinnitusrihmad, millega saab siis tõmmata vatt. Tõmmata pagasi kinni, et ta peaks siis olema siuke, et ta ei, kui sa muidu paned mingisuguse koormarihma, mis ei veni ja siis seal näiteks kotis mingid asendid muutuvad ja koti maht väheneb või et siis see kinnitusrihm, mis ümber on, see jääb lõdvaks. Aga kui on siuke kummist, siis ta peaks alati ennast rohkem pingule vedama ja niimoodi on kindlam. Muidugi mulle tundub, et see raisk ta nagu väga ei veni. Aga võib-olla natukene venib ka,
jah, et siis ta võtab siukse, võib-olla läheb vaja, võib ka öelda matka või mootorratta asi. jah, utility strap. Nii, mis siin veel on? Vaatame siis selle asja ära. Ahaa. See on. Ma mõtlesin, see on padi. Aga see vist ei ole padi, vaid see peaks olema... See peaks olema telgi aluskile siis, et kaitsta telgi põhja natukene või noh, anda siuke, nojah, kaitsta. Lisakaitse. See on täitsa mõnus. Siuke tundub ripstop materjal ja päris õhukene, aga rohkem kui mitte midagi. Ja ei võta ka palju ruumi selles magamise varustuse kotis siis. jah, siukene pisike pouch. nii. Lotu, mida iganes. Siis see, noh, see siukene patch. One day I am gonna make the onions cry. See on selline kahe tähendusega, eks ju. Et ma tegelikult reaalselt ka sibulaid vapsi ei salli. Ütleme siis, ja sibulat ei söö, ütleme, jah. Noh, nüüd on vist kõik öeldud. Et jah, sibulat ma toidu sees ei kannata. See ei ole ei matka ega mootorrattasi, see on lihtsalt üks asi, mida ma arvasin, et mulle meeldib. See nüüd peaks olema padi. Matkapadi, et kui nüüd sinna madratsi peale panna pea ja patja pole, siis on magamine natukene ebamugav. Aga kui on selline täitsa suur padi, tuleb siit väikest kotist välja. Puhume täis või? Puhume täis. Kuidas saab? Oh! No väga äge. See mulle meeldib küll. Mul oli hiljuti kaarautost ostetud mingisugune, otsin ka €2 eest, aga selle täispuhumine oli palju keerukam. Selle materjal oli paks, ta ei läinud kokku üldse väikseks. Aga see no väga mõnus. Ja lasete tühjaks ja kuidagi peaks siia kott tagasi minema. See saab olema triki, aga üldiselt toppides lähevad kõik asjad. Kui hakata neid asju voltima, siis ei mahu tavaliselt. Aga loogika on ju see, et kui ta siin sees oli, siis ta mahub siia, siis ta peab siia toppides mahtuma. Ja siin ta on padi. Väga mõnus. Ma olen küll väga rahul. Nii, mis siin veel on?
see nüüd on, oi kurja, pildi pealt jäi mulje, jäi kuidagi mulje, et see on hästi suur. Et siukene, noh, see ei ole see, mis te arvate, vaid see käib siis sumbutisse. Jah, see käib sumbutisse sisse tagant, et kui näiteks ratast pesta, siis ei pritsi vett sealt kaudu sisse. Et tihtilugu, kui ma metsast tulen, sõitmas ratast on porine, et mul kodus väga pesemise vahendeid ei ole, et siis ma käin pesulast läbi. Ja siis ma tagant sealt sumbuti juurest pestes alati pean kuidagi mööda liikuma, et ei pritsiks vett sealt kaudu sisse, survepesuga sisse lades sumpsi. Selle vältimiseks siis selline plaag. Jälle noh, midagi erilist ei ole, aga praktiline. Nii, ja siin on midagi, ma ei mäleta ka, midagi sellist raskemat natukene. Muidu, ossa, jälle mootorratta asi. Sellest peaks siis abi olema, see siis on rimlock siis või ei ole. Ühesõnaga selle abil saab siis hoida seda rehvi seal velje peal, kui rehvi on vaja tagasi panna. Näiteks siis, kui on sisetumm purunenud ja on vaja see maha võtta ja siis tagasi panemisel on sellest abi. Ja. Vot, siukse asja sain ka. Ja ongi kõik. Ja ongi kõik. Pro-kakken. Mis asi? Pro-kõiken. Nojah. Ehk siis päris palju nodi. Vat, ikka on tore ju. Ikka on tore neid pakke avada. Et kui nüüd kellelgi on mõne asja kohta küsimus, et tahaks endale ka võib-olla tellida, siis mingil moel ma saan neid linke jagada ilmselt, jah. Ma ei tea, kas YouTube videode all saab, aga kui on, võtke ühendust ja kui saan, siis aitan. Ja muidugi äkki võite ka kommenteerida, et mida teie olete temust tellinud ja millega olete rahule jäänud ja mis on pettumuseks. Vat. Aga tänud vaatamast ja järgmiste pakkideni.